aasta lõpuni jääb üha vähem tunde. Head televaatajad, kutsun teid sellele kohe ajalooks saavale aastale tagasi vaatama koos Vabariigi presidendi härra Toomas Hendrik Ilvesega. Tere õhtust, härra president. Õhtust. No, lõppev aasta sellisteks õhtusöökideks ja jutuajamisteks omavahelisteks, vähemalt sisepoliitilises plaanis, annab jutuainet küll ja veel. Väga erinevad valimised, presidendi valimine, Riigikogu valimine, Eesti Panga presidendi valimine ja nii edasi. Ja ma saan aru, et võib-olla isiklikult teile on sellele küsimusele natukene raske vastata, aga presidendina siiski. Kui rahule te sellega jäite, mida te valimiste ajal kõrvalt nägite ja millest te ka ise osalesite? No esiteks, mis puutub siis tulemusi, siis vähemalt sellises riigis nagu Eesti, kus meil on vabad valimised, siis tulemustega peab alati rahule jääma, sest rahvas otsustas. Mõnes teises kohas, kus võib-olla tuleb 146% osalejaid valima, siis võib-olla seal on teine küsimus, aga tuleb olla rahul sellega, kuidas Eesti rahvas valis. Kuidas kampaaniad käisid? No mõnes mõttes võiks öelda, et vähemalt Riigikogu valimiste pool tuli kitsamad rahalised võimalused kasuks, et minu meelest olid nad üsnagi rahulikud võrreldes mõne varasema aastaga, kus terve Tallinn oli kaetud plakatitega ja üsna suurtega. Ja peale selle, ma ei oska midagi öelda, valimised nagu ikka valimised. No, kui me räägime Riigikogu valimistest, meie e-valimistel on tegelikult ka sellist kriitikat tehtud ja kui vaadata maailmas, siis ega väga palju teisi selliseid süsteeme ei ole ja see teeb vahetevahel natukene ärevaks, et kas see kõik on nii hea, kui me aeg-ajalt selle peale mõtleme? Ja meil on see huvitav fenomen, sest siis, kui keegi arvab, et midagi on halvasti, siis on väga oluline, mida välismaa arvab meist, aga siis, kui me teeme midagi hästi, nagu näiteks digiretsepti, siis me näeme pealkirju, et kaugel viibijad, välismaalased ei saagi arvavad eksides, et meil on asi hästi. Mina ei ole näinud pädevat kriitikat selle kohta, kuidas meie e-valimised on korraldatud. Vastupidiselt on erakordselt suur huvi meie e-valimiste vastu mujal. Norra näiteks väga aktiivselt uurib meie võimalusi. Ma käisin äsja Šveitsis, kus nad tahavad väga tõsiselt üle võtta meie süsteemi, kuna neil teatavasti on neid valimisi üsna sageli, vähemalt rahvaküsitlusi. Nii et mina küll ei ole siiamaani näinud pädevat kriitikat selle kohta. Vaatame natukene erakondi ja seda aastalõppu ka. Mulle mõneti tundus ka ootamatu mõnevõrra, aga väga kõnekas see, kuidas kodanikuühiskonna muu osa reageeris sellele DASA küsimusele ehk demokraatia arendamise sihtasutuste rahastamise küsimusele. Ja see jättis vägisi mulje, et Eesti parteid ei ole päris selle sama kodanikuühiskonna osa, kus nad olema peaksid, vaid nad on kusagil selle ääremaal või mängust päris väljas. No alustame sellega, et on võib-olla kõige märkamisväärne, et viimase 5-7 aasta jooksul on kogu mõiste kodanikuühiskond üldse tekkinud Eestis ja see, mis on väga positiivne, on väga hea, et me saame aru, et asi ei saa ainult parteides ja et vabakond, ütleme minu eelistatud termin siin on rohkem eestipärasem, et vabakonnal on suur mõju ja aina suurem mõju ja see on ainult teretulnud. Võib-olla ei ole mõned, ütleme selle DASA küsimuses erakonnad tajunud laiemat poliitilist pilti praegu. Ei ole midagi viga selles, kui parlament rahastab selliseid sihtasutusi. Küsimus on, mis määral, mis alusel ja ka ajasobivus. Tuletage meelde, et Saksamaal
kui loodi need stiftungid või need sihtasutused seal, siis oli tingimused, kus Saksamaa tegelikult nautis oma Wirtschaftswunderi buumiaastaid, kus väga suur küsimus oli alguses, et tugevdada demokraatiat Saksamaa enda sees, oli ikka see suur äng ja hirm, et minevik oli selline ja nagu ta oli, et tuleb kindlustada demokraatiat. Nüüd, kui me vaatame meie enda olukorda praegu, ütleme nii, et me ausalt öeldes ei ole praegu buumi ajas ja võib-olla tuleb natuke rohkem, natuke tundlikkust üles näidata sellistes küsimustes. Teiseks on, et kuivõrd mina olen tutvunud analoogsete sihtasutustega, siis nad on võib-olla nominaalselt parteilised, aga tegelikult ei ole eriti ka. Et näiteks see USA National Democratic Institute ja National Republic Institute, nemad seal ei ole, nad ei arenda demokraatidega vabariiklaste agendat, nad pigem tõepoolest keskenduvad sellele, et aidata kaasa demokraatlikele protsessidele. Märkimisväärset rolli mängisid mõlemad näiteks Serbias Miloševići mahavõtmisel. Nii et ma ütleks nii, et põhimõtteliselt ei tohiks olla midagi selle vastu. Ma ei ole veendunud, et praegune kontekst on just see, milles, kus oleks kõige sobivam edasi minna praegu. Kuidagi see tekitab pigem rohkem tuska ja pahameelt ja viis, kuidas see tehti, raha paigutati enne seadust juba ühe ministeeriumi eelarvesse, vast ei jätnud kõige parema mulje, nii et osa on siis nii-öelda põhimõtte küsimus, osa on ka see optiline külg, kuidas see välja näeb, on küll küsitav kohati. Seda optilist külge ilmselt mõjutas ka teadmine, millest siin aasta lõpus üsna palju räägiti. Küsimus sellest, kui kehvasti on erakonnad oma liikmetega seotud, kui vähe laekub liikmemaksu. Me teame tegelikult, et erakondades on laenates Koogolilt surnud liikmeid ja nii edasi. Võib-olla lihtsalt küsimus on selles, et erakonnad peaksid rohkem oma enda liikmetega tööd tegema. No kindlasti peaksid, et muidu kui vaadata osa neid probleeme, mida me oleme näinud, et kus ühel või teisel erakonnal on juhtkond või juht, kelle puhul liikmeskond on pigem on seal, aga numbrid, kellega võiks siis opereerida, aga tegelikult inimesed toimivad liikmeskonnas sõltumatult. See ei ole vast kõige parem demokraatia mudel. Ma ei tahaks seda öelda kõikide erakondade kohta, aga siin on mõned, kes teevad seda paremini, mõned, kes teevad seda halvemini. Erakondade sisedemokraatia on üks oluline asi, kuigi see on samal ajal võin öelda, et see on nende enda asi, et ma ei saa presidendina ütelda eriti palju selle kohta, kuidas Punane Rist otsustab, mida teha, samamoodi ei saa ütelda, kuidas üks või teine erakond peaks midagi tegema. Aga siin peaks tegema. Teil see tunne ikkagi on, et vastasel juhul meil on mingid sellised stsenaariumid, mida me ei sooviks. Minu mure tegelikult on hoopis teistsugune. On see, et kui erakondade juhtkondade käitumine jätab sellise mulje, nagu nad ei hooliks ei oma liikmeskonnast või ega sellest, kuidas nende tegevus paistab, et see on väga soodus pinnas sellistele populistlikele liikumistele, populismile üleüldse, et kõik on pätid, kaabakad, mis see demokraatia siin õieti on, meil ei ole seda vaja ja me oleme selliseid ilminguid näinud üle Euroopa
noh, ütleme viimase 10 aasta jooksul. Ja me oleme Eesti ajaloos tegelikult näinud seda just 32., 33. aastal vabadussõdalaste liikumiste ajal, kus loosungid oli sellised parteid, jama, meil ei ole vaja parteisid. Ja tulemus ei ole väga hea olnud. Nii 34. aastal siis vastumeetmed ei olnud väga kasulikud Eestile, kuigi see teine pool sellest, mida vabadussõdalased arendasid, ei olnud ka väga demokraatlik. Kui me vaatame, mis neid analoogseid liikumisi Euroopas tänapäeval, siis nemad samuti sõimates parteisid, sõimates parlamentaarset demokraatiat, saades sellega teatud populaarsust, õõnestavad tegelikult meie parlamentarismi. Nii et minu meelest parteidel on vastutus käituda ettevaatlikumalt ja vastutustundlikumalt, kui nad on sageli seda teinud. Kindlasti ei sobi ka parteide või erakondade juurde kodanike muredega mitte arvestamine, ülesõitmine. Mind alati häirib, kui ma näen mõni poliitik, siis lubab endale sõimata inimesi, kes ei ole poliitikas või neid halvustada. Ja see on niisugune nähtus, mis jälle aitab diskrediteerida parlamentaarset demokraatiat. Aga samal ajal mulle ei meeldi see niisugune ilkumine parteide üle. Kõige parem oleks, kui erakonnad ise ei annaks ilkumisele võimalusi. See on tõsi. 2011 sai taasiseseisvumisest 20 aastat ja me oleme rääkinud selle ja tundnud uhkust, et nüüd peaks olema peale kasvanud uus põlvkond. Ja tegelikult vaadates aasta kõige võib-olla tulisemale skandaalile siin lõpus, siis elamislubasid nii-öelda müüsid just selle sama uue põlvkonna poliitikud. Mida see tegelikult siis tähendab? Et see Nõukogude Liit meis on sügavamal, kui me tegelikult tahame endale seda tunnistada? Ma usun, et probleem on, et me peame palju rohkem keskenduma eetikale, kui me oleme seni teinud. Meil on selline arusaam, see on isegi laiem kui see jokk-fenomen, aga üldiselt on selline arusaam, et seni kuni see, mida ma olen teinud, ei ole kriminaalselt karistatav ja kohtulikult tõestatud, ei ole mingit probleemi. Et ma tegin, aga see ei ole ju kuritegu. See laieneb isegi muudes teistesse valdkondadesse, et sa võid öelda, mida sa tahad inimese kohta, kuni saab tõestada kohtulikult, et see oli laim. Kui see ei ole kohtulikult tõestatud, siis võib öelda mida iganes. Ja selline sisemine moraalne kompass, et mis on nagu sobiv, mis on lubatud, mis ei ole sobiv, mida ei tohiks teha, mida ei peaks tegema, on asi, mis selle puudumine, see minu meelest on üsna muret tekitav ja see peab olema sisemine asi. Me ei saa piirduda sellega, et korrektne käitumine on see, et missugune ülikond sul on seljas või kas sul on õiged värvi kingad või mitte. Või anda uut korrektse käitumise seadust välja? Et etiketi raamatud lugedes, tuletage alati meelde, etikett on loodud selleks, et vähendada konflikte, mitte tekitada neid, aga kui see on selline hoiak, et seni kuni ma teen seda etiketi raamatute järgi, on kõik korras, siis meil tekivad sellised probleemid. Ja samamoodi, et see, et kui ainult lugeda 19. sajandi etiketi raamatuid ja arvata, et siis kui rikkuda neid reeglid, siis on midagi halvasti teinud 21. sajandil, see on ka natuke rumal. Pigem, millest on puudus, on see eetiline kompass ja arusaam, et on väga palju asju, enamus
lubamatud asju, lubamatud, ütleme, eetiliselt, moraalselt, ei ole seaduses kirjas. Seaduses on need asjad kirja pandud, mis on nüüd kõige ekstreemsemad näited, aga inimeste petmine võib-olla mitte rahalike vahenditega mingi muul viisil on lihtsalt ebaeetiline, sa ei saa minna vangi selle eest, aga see on sama liiki halb käitumist, kui on rahaliselt kedagi petta. Nii et kui vaadata neid skandaale, siis nad on, ma usun, kõiki, väga paljusid loodetavasti pannud mõtlema, et kuidas siis paremini käituda ja kuidas kasvatada oma lapsi nii, et nemad nii ei tee. Teisalt ma arvan, et see on olnud väga positiivse puhastava mõjuga. Palju parem on, et me teame nendest asjadest nüüd, kui et me ei teaks. Ja ma usun, et oli kainestav näha ka, et need mõned inimesed, kes on käitunud või ennast näidanud kui eriti eetiliselt ja puhtad inimesed tegelikult võib-olla seaduse mõttes ei ole midagi valesti teinud, aga käitumine ikka jätab palju soovida. Me oleme oma ajaloo küsimustes, mulle tundub nii. Võib-olla ma eksin ja kindlasti on võimalik olla veel põhjalikum. Uurinud päris hästi seda, mis on toimunud 40. aastatel ja küüditamise küsimused ja nii edasi, aga vahetevahel tundub, et rääkimata ja lõpuni nii-öelda tõde otsimata on jäänud ajastus, mis puudutabki seda sama 80-ndaid ja sageli ka neid endisi kommuniste, kes täna võiksid seletada, mismoodi asjad siis nende silme läbi olid ja mida nad oleks pidanud tegema või oleks tahtnud teha. Kas me peaksime rohkem nende küsimustega siin samas lähiajaloos tegelema? Vastus on ja ei. Jah, ma olen ise kutsunud ellu Mälu instituudi, et see oleks koht, kus teaduslikult neid asju uurida, sest muidu me allikmaterjal kaob. Inimesed ikka mäletavad, mis juhtus. Ja eriti, kuna meil dokumentatsiooniga on teatud probleeme, kuna dokumentatsioon ei asu Eestis. Ja ma tegin selle just selle sooviga, et ühelt poolt meil on see aeg tiksub, meil on vaja teada, mis tegelikult juhtus. Samal ajal teine põhjus, miks ma tahtsin seda Mälu instituudi teha, oli see, et me tõstaks seda aktiivsest poliitika diskussioonist kõrvale. Et me ei saaks lõpmatuseni öelda, et see on vana kommar või midagi vastupidist. Et ma usun, et tõepoolest iseseisvuse 21. aasta sees juba, nagu me oleme, me võiksime keskenduda rohkem olevikule ja tulevikule, mitte unustades minevikku, kindlasti mitte, aga teha seda ütleme sine ire et studio, ehk uurides seda, teha seda ilma nende emotsioonideta, et me ei saaks seda lähiminevikku kasutada malakana ühe või teise inimese, erakonna või muu vastu. Mitte unustada, aga pigem teadvustada endale, mis tegelikult juhtus, sest nagu me teame, mälu on petlik. Nii et see vastus on ja ei. Rohkem teaduslikku uurimist, vähem ajaloo toomist meie igapäevasesse ellu. Härra president, kui tulla sündmuste juurde, mis siin lähinaabrite juures on sellel aastal toimunud, kas Eestis võib korduda vene keele riigikeeleks hääletamine nii, nagu see toimus Lätis? Eesti riik loodi aastal 1918 ja Eesti riik taastati juriidilise järjepidevuse alusel ja Eesti presidendi roll on kaitsta neid aluseid, neid põhialuseid. See, et Eesti okupeeriti, on üks suurimaid tragöödiaid Eesti rahva ajaloos, aga see oli ebaõiglus. Ja sellest ebaõiglusest ei tulene mingi uus õigus. Roomas oli juba
põhimõtte ex injuria jus non oritur, ebaõigusest ei sünni õigus. Me ei hakka ütlema, et jah, meid okupeeriti ja seetõttu nüüd me muudame oma riigi põhialused. Need põhialused on kestnud kogu aeg alates aastast 1918. Räägime natukene sellest, mis 2011. aastal ilmselt meie inimesi kõige enam, mis muutus kõige enam. See on see, et uuest aastast, aasta algusest tuli meie kõikide rahakottidesse uus rahatäht ehk siis euro. Ja praegu, kui on aasta möödas poes käies, oma igapäevaseid arveid makstes, tuleb lihtsalt tunnistada, et see kõik on meie jaoks läinud oluliselt kallimaks. Kas oleks mingit vahet, kui meil ei oleks eurot? Seda me ei saa mitte kunagi teada. Väga hästi saab teada. Vaadake, milline on inflatsiooniprotsent Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis. Me saame väga hästi teada, kui palju selles on euro ja kui palju ei ole selles euro. Ja selles on väga vähe eurot sees, selles hinnatõusus. Inflatsioon on tõsine probleem. Mitte ainult Eestis, vaid kõikjal. Aga mis on euro meile andnud? Mujal on tekkinud usk Eesti majandussüsteemi vastu. Ja kui vaadata seda suurt tõusu investeeringutesse Eestisse, tegelikult investeeringute tagasitulekut, sest investeeringuid tõmmati masu ajal välja, kartuses, et Eesti devalveerib. Need investeeringud tagasi tulnud ja uued on juurde tulnud. Meie majanduskasv ei oleks olnud kaugeltki nii kõrge, kui ta on praegu, kui meil ei oleks tulnud euro. Nii et meil on, ma võib-olla räägis ka hiljem natuke nendest minu muredest, aga kindlasti ei ole euro see mure, et sellega on midagi halba. Mul oli huvitav lugeda ühes lehes mõni nädal tagasi, kuidas oli siis suur pealkiri, et Ida-Euroopa riigid kannatavad Euroopa majanduskriisi all kõige rohkem, ütleb Rahvusvahelise Valuutafondi president Christine Lagarde. Siis ma vaatasin originaalartiklit, mis oli Financial Timesis, ei olnud siis tõlgitud, aga nad jäsid välja selles eestikeelses versioonis. See kõige olulisem osa on see, et ütles Christine Lagarde, Ida-Euroopa riigid, kes on väljaspool eurotsooni. Tegelikult mööndes, et eurotsooni sees on väga palju probleeme. Ei saa kuidagi eitada. Lihtsalt, et need mõjud on palju suuremad väljaspool eurotsooni ja me juba näeme, kuidas rumeenlased, ungarlased ja teised juba kurdavad, et kui asi läheb tõsiseks, nagu on ilmselt praegu läinud, siis esimene koht, kus tõmmatakse raha välja, on nendes riikides, kus ei ole euro. Nii et praegu on raske aeg, ei ole mingit mustvalget pilti, küll aga on selge ja peaks olema kõigile selgis loevad majandusajakirju, ajalehti, tõsiselt loetavad, et meie olukord on kindlam euro sees kui väljaspool. No kuidas see tundub? Me oleme nagu hakkama saanud selle rolliga olla hea näide, olla hästi toime tulnud oma majanduslike probleemidega või on siin veel ka, oleks olnud mingeid võimalusi, kus me oleksime saanud veel ma ei tea, paremini, nutikamalt asja ajada? No kindlasti leidub alati kohti, kus me võinuks midagi paremini teha. Ma ütleks, et tuleproov seisab alles ees. Et eurotsooni kriis kestab ja siin praegu vaadates oleme paremas seisus kui teised riigid selles osas, et kriisi põhjustaja elamine üle oma võimete ei ole Eestis probleem. Et me oleme kõige väiksema võlgnevusega riik eurotsooni sees. Piltlikult öeldes võiks öelda, et on väga palju riike eurotsoonis, kes on lihtsalt läinud oma krediitkaardiga hulluks. Unustades, et tuleb oma krediitkaardi arvet ka kunagi maksta.
ja mõned otsivad lahendust, et ups, ma kulutasin nii palju, ma ei jõua tagasi maksta, et äkki teie maksate minu arved ära. Ja samal ajal tuleb tunnistada, et erinevad fondid spekuleerivad selle peale ka. Kuna Eesti riigivõlg on nii imeväike, siis meie jääme sellest mängust välja. Meil võib jääda muidugi maksja kohustus mingil hetkel, tahame me seda või taha. See võib jääda, aga see kohustus tuleb nii ehk naa. Ja see, kui mõni riik läheb pankrotti, nagu ma varem rääkisin, see mõju saab olema eeskätt ja kõige esimesena nendele riikidele, kes on väljaspool eurotsooni. Lõppkokkuvõttes ütleme, me oleme Euroopa Liidus, me oleme NATOs ja me oleme eurotsoonis. Meie põhimurede osas on need 3 kõige paremat lahendust. Selle ei ole ühtki ideaalset lahendust, aga millist neist lahendustest loobuksime meie arvestades, kus me elame? Ma saan aru, me kuskil oleksime Island öelda, et meil on seda vaja, meil on Euroliit vaja, oleme Iirimaa, ütleme, NATO, mis meil siin NATOsse, miks meil on vaja. Aga arvestades, kus meie elame, arvestades meie keskkonda ja ümbruskonda, siis küsimus jääb alati, millisest nendest asjadest me peaksime loobuma. Mina küll ei kujuta ette vabatahtlikult loobumist üheski nendest. Kui maailm oleks hoopis teistsugune, siis võib-olla võiksime huvitava intellektuaalse diskussiooni siin pidada selle üle, kas tasub olla NATOs või mitte, kas tasub olla Euroopa Liidus, kas tasub olla eurotsoonis, aga olles realistlik ja ma usun, et igaüks meist, kui me mõtleme realistlikult ja kainelt, jõuab tõdemusele, et jah, eurotsoonil on hind, Euroopa Liidul on hind, NATOl on ka kõrge hind, aga me oleme valmis seda hinda maksma, sest me teame võib-olla paremini kui mõned teised, mis juhtub, kui sa ei taha seda hinda maksta. Härra president, ma mäletan aega, kui te välisministrina ütlesite ühe sellise loosungi ja lause, et Eestist võiks saada igav Põhjala riik. Ma ütlen seda tegelikult saadikuna. Saadikuna, nii, väga tore. Sõnade kaal oli igal juhul jõuline, inimestele jäi meelde ja loomulikult ei mõeldud selle all mitte ainult demokraatiat, vaid mõeldi ka sellist majanduslikku heaolu. Võib-olla keegi teine, aga mina lihtsalt mõtlesin, paneme asjadame konteksti. Nii. Aastal 1994 kogu aeg uudised, kuidas autod plahvatavad, bensiinijaamad lendavad õhku, igasugused mingid huvitavad asjad toimuvad pulla peal ja nii edasi ja siis keegi küsima käest, et mida te soovite Eestile? Ütlesin, ma tahaks, et oleks selline igav Põhjamaa. Ja ma jään selle juurde, me oleme tunduvalt lähedamad sellele. Selles üteluses ei kätkenud sotsiaalhoolekandesüsteemi ülevõtmine ja nii edasi. Tõsi küll, ma usun, et mis puutub Põhjamaad ja hoolivust ja omavahel inimeste suhtumine teineteise on Põhjala eeskuju väga hea. Aga praegu on päris selge ka, et selline väga kallis hoolekandesüsteem, nagu on Põhjalas või on olnud mujal, ei tule toime ilma laenamiseta. Võiksime öelda, et need riigid, kes on praegu kõige suuremates raskustes, sattusid sinna, kuna valitsused tahtsid, et nad saaksid tagasi valitud, siis võtsid veel laenu juurde, pakkusid rohkem. Et tuleb olla väga ettevaatlik. Põhjamaised väärtused jälle minu meelest on igati toredad ja vajalikud asjad meile Eestis
Ja noh, see kandub üle ühele teisele teemale, millest te pole küsinud, aga võtan siis kohe ette, et tõepoolest praegu paljud inimesed on kolinud välismaale Eestist. Ja kui vaadata, mida inimesed ütlevad, kes on välismaale läinud, siis noh, meil on selline väga materialistlik hoiak, oi, nad läksid sinna, seal saab rohkem pappi. Aga küsid, miks inimesed ei tule tagasi, siis nad ütlevad, no, inimesed nii kurjad seal Eestis ja nii tigedad ja on kogu aeg solvad üksteist ja mina elan siin ja siin nagu inimesed käituvad inimlikult teineteisega. Ja see on selline võib-olla isegi niisugune asi iseenesest, ma just tähendab, et kuidas me käsitleme kas või seda väljaränne probleemi. Et meil on palju inimesi ära läinud. 3 nädalat tagasi oli Helsingi Sanomates või 2 nädalat tagasi artikkel, mis rääkis sellest, kuidas väga palju soomlasi on läinud välismaale. Seal vist oli number 230 000 valimisealset soomlast, registreeritud soomlast on välismaal praegu. See tähendab need, kes on siis täiskasvanud ja on registreerinud, et osaleda valimisel. Aga loomulikult on tegelik arv palju suurem. Ja siis see pealkiri, et soomlane läheb välismaale avastama maailma. Meie hoiak on, et lähed parema elu järele. Aga Soome hoiak on, et inimene läheb avastama maailma. See juba näitab sellist erinevat suhtumist. Ma usun, me peame arvestama tegelikkusega, et nüüd, et piirid on lahti ja mitte ainult meie poolt, aga eriti arvestades sellega, et aastal 2009 riik nagu Soome siis lõpuks avas ka oma tööturu uutele Euroopa Liidu liikmesriikidele, see on paratamatus, et inimesed kolivad välismaale. Meie asi ei ole seda taunida, meie asi ei ole siin halada selle üle, see on osa normaalsest elust. Soomlased on 60 aastat käinud välismaal, osa tuleb tagasi, osa ei tule. Läinud nädalal, kui ma olin Portugalis, lugesin ma sellist uudist, et 10% ülikooli lõpetajatest kolib Brasiiliasse. Ja kui me mõtleme selle, et kogu Ameerika Ühendriigid on enamasti, kui välja arvatud sinna sunniviisiliselt viidud orjad, on 300 miljoniline riik üles ehitatud immigratsioonile. Inimesed liiguvad. Meie asi siin ei tohi olla siin halada ja ütelda, vaata, kui halb see on. Loomulikult see tekitab minus muret, et kui väga palju läheb, aga samal ajal see on normaalne ja me peame sellega arvestama. Millega me peaksime ise rohkem arvestama on see, et on kuidas hoida neid inimesi eestlastena, kes on ära läinud või nende lapsi. Kui ma käisin Portugalis, ma kohtusin seal väga paljude eestlastega ja kurb oli näha, et seal olid väiksed lapsed, kes olid kõik pool eestlased. Ükski nendest ei rääkinud eesti keelt. Ja meil tuleb selle peale mõelda, kuidas need inimesed, kuidas õpetada neile eesti keelt. 2 aastat tagasi oli väga popp irvitada inimeste üle, nii-öelda väliseestlaste üle. Tara. Inimesed rääkis natuke imelikult. Võib-olla nüüd me saame paremini aru, kui raske see oli minu vanematel, teistel vanematel juba elades paguluses kasvatanud oma lapsi nii, et nad oskaksid eesti keelt. Ma ise tean, minu poeg on ju teine põlvkond, kes on sündinud välismaal. Kui palju vaeva ma nägin selleks, et elades Müncheni linnas, kus ei olnud ühtegi last, kes oleks sama vana kui minu poeg või ligi lähedast, et ta õpiks eesti keelt. Nüüd meil on väga paljudes kohtades juba küllalt arvestatavaid kogukondi, kus kasvavad eesti lapsed ja kus võib-olla üldse ei õpi eesti keelt. Meil peame õpetama nendele vanematele, et te peate, et on hea hoida seda elus, mitte võtta ära lapse käest
võimalust tulla tagasi, et lapsel ei oleks see kogemus, et inimesed ütlevad talle tere, vaid et ta saaks tulla tagasi ja tunda end siin mugavalt. Ja samal ajal meie peame ka suhtuma teistmoodi nendesse inimestesse, kes võib-olla räägivad eesti keelt natuke teistsuguse aktsendiga, sest arvestades, kuidas inimesed liiguvad, juba arvestades ainult Eesti diplomaatide lapsi, kui nad veedavad mõni 4 aastat välismaal ja tulevad tagasi, et inimesed ikka kõnelevad natuke teistmoodi ja me peaksime kasvatama oma enda sallivust nende inimeste suhtes. Härra president, te olete üsna palju tähelepanu pööranud nii sõnas, aga ka ise aktiivselt eeskuju andes Eesti mehed tervisele. On teil uue ametiaja jooksul ka mingid sellised selged plaanid sellega seoses? Ja ma ei mõtle nüüd enda plaanis, vaid riigi Eesti meestega seoses? No, ma kindlasti ei hakka ETV ässitamisel kätte kõverdusi tegema televisioonis. Televisioonis oleks see võimalus alati olemas, kui te kunagi seda soovite. Mul juba pakuti see võimalus, ma loobusin. Küll aga on... No ma olen sellest rääkinud, ma rääkisin paar aastat tagasi, siis võib-olla see ei leidnud nii viljakat pinnast, aga meil on see häda, et mehed surevad Eestis liiga noorelt ja nad surevad haigustesse, mis on enamasti välditavad. Ja nendest, et vältida neid haigusi tuleb teha, on väga lihtsad asju, mida tuleks teha, on süüa vähem kiireid süsivesikuid, juua oluliselt vähem alkoholi, mitte sõita purjuspäi autoga, teha trenni, et süda on harjunud füüsilise koormusega, et kui tuleb äkki mingi füüsiline koormus, siis see ei ole üle jõu käiv. Kui me vaatame meie tervishoiu statistikat, see on paranenud. Keskmine eluiga Eesti mehel on nüüd 70 umbes. Iseseisvuse alguses oli 6 aastat noorem, nii et me oleme tõusnud järk-järgult, aga on ikka üsna palju, mida saab veel teha. Ja meil on, kui me mõtleme tulevikule, siis me teame ka, et selline, ilmselt elu muutub tulevikus nii palju, et meil tuleb kauem tööd teha ja me tahame elada kauem. Ja võib-olla veel üks oluline tegur siin, kui miski muu ei pane inimesi selle peale mõtlema, on, et milline on sinu elu kvaliteet, kui sa oled pensionil. Kas sa suudad liikuda, kas sa suudad tõsta oma lapselast üles? Kas sa suudad tõsta toidukorvi supermarketis, kui su tervis on nii vilets? Need on asjad, mida me saame ise teha. President, teate, statistika ütleb, et lapsed kannavad, naised üldiselt kannavad, aga mehed, perepead üldiselt kipuvad helkurit mitte kandma. Mis tõttu mul on teile aasta lõpus siin üks väikene kingitus. Ma ei tea, kas teie mantli juurde käib helkur talvisel ajal või mitte, aga nüüd kodanikuna ma olen kõik teinud selle nimel, et ta oleks. Ma tänan, ma pean ütlema, et mul on mitu helkurit, et on väga raske olla eeskuju ja proovida olla eeskuju, olgu siis tervishoiu või helkuri kandmisel, kui sa ise midagi ei tee. Ja kuna ma juba olen siin aidanud kaasa helkuri kampaaniale, mul loomulikult on, aga need ei ole kunagi vähe, eks ju? Mitte kunagi vähe ja aeg-ajalt nad ikka kukuvad kuhugi, jäävad kuhugi vahele ja siis märkad, et kus mu helkur on. Härra president, Eesti taasiseseisvumisest on 20 aastat. Kuidas teile tundub, kas me oleme õppinud selle 2 aastakümnega olema iseseisvad ja olema tõeliselt vabad? Me oleme õppinud 20 aastaga kindlasti ja lahendanud ka seda probleemi, mis meil oli enne sõda, et me arvasime, et me saame kõigiga ise hakkama ja sestap olemegi NATO-s, Euroopa Liidus, Eurotsoonis. Nüüd ma usun, et järgmine asi on õppida, et millised on siis vabaduse, mis on vabaduse vastutus.
et vabadus tähendab, et me võime teha, mida me tahame, kuni see ei riiva teist inimest, tema tundeid, tema vabadusi. Seda veel me usun, me alles õpime, et sülitada kellelegi näkku ja ütelda, see on minu õigus seda teha, see on minu sõnavabadus, on veel üks õppetund, mis vajab järeleaitamistunde minu meelest. Aga üldiselt ma ütlen, et kui võib-olla me rääkime sellest ka, aga kui me vaatame, me soovitakse väga palju inimestel, kui ei ole nagu seda varem teinud, aga lugeda läbi siis seda inimarengu raporti, mis tehti nüüd siin, mis ilmus nüüd sügisel ja vaadata, kus Eesti on, kus ta on võrreldes teiste riikidega. Me võime alati leida põhjus leiab alati, öelda, et meil on see halb, see halb, see halb ja see halb. Ja ma olen suuresti nõus nende asjadega, kus asjad ei ole piisavalt head. Aga on raske leida teist riiki, kes on niivõrd hästi toime tulnud sellest kommunistlikust mülkast välja tulemisega. Me võime rääkida, mida me tahame, kas Moskva ülikoolis või mujal, kuidas kõik on nii halb Eestis, aga kui me vaatame objektiivseid näitajaid, siis me võiksime ja peaksime tundma uhkust, et Eesti on väga hästi hakkama saanud. Härra president, suur aitäh teile, head vana aasta lõppu ja rõõmsamat, paremat uut aastat teile ja teie perele. Tänan.